Midagi muutub. Mitte väliselt, vaid sügaval südame taga, kus lapsepõlves jäi miskit pooleli. See koht, mida ükski täiskasvanud käsiraamat ei paranda. See koht, kuhu ükski teraapia ei ulatu, kui inimene ei julge päriselt oma hinge avada. Aga nüüd, selles mängus, selles naerus, selles väikeses uras hakkab avanema midagi püha. Usaldus ei tule äkki. Ta ei plahvata. Ta ei hüüa, ta tuleb vaikselt nagu väike soe loom, kes paneb põse su käele ja küsib. Kas ma tohin jääda? Ja sina ise vastad. Ja ma tahan, et sa jääksid. See on usaldus. Intiimsus, mis ei nõua keha, vaid kohalolu. Nüüd, kui ma liigutan end nii, nagu ma ei ole julgenud aastaid. Spontaanselt, lapsikult, muretult ma tunnen tema kohalolekus midagi, mis ütleb. Ma näen sind. Ma hoian sind. Ma ei tee sulle haiget su kõige pehmemas kohas. See on intiimsus, mis ei vaja puudutust, sest hingede vahel on ruum, mis on juba täis kokkupuudet. See on hetk, mil inimene ei pelga enda kõige lihtsamaid osi, torinat naeru, kohmakust, lapsikku rõõmu. Mis on kodu? Kodu ei ole seinad, ei ole köök ega voodi, kodu ei ole üürileping ega aadress. Kodu on see, kui sa hingad välja ja su keha ütleb. Siin ma ei pea valvama, siin ma ei pea olema parem, kui ma olen. Siin ma võin olla lihtsalt Aivar. See ongi kodu inimese sees. Inimese vahel ruumis, mis sünnib ise, kui süütus ja usaldus leiavad sama rütmi. Lõpus osin. Tõeline kodu. Kodu sünnib siis, kui sa ei pea enam mõtlema, kas sa võid naerda. Kodu sünnib siis, kui sa ei pea enam mõtlema, kas sa võid olla vaikne. Kodu sünnib siis, kui sa ei pea enam mõtlema, kas su lapsemeelsus on liiga palju. Kodu sünnib siis, kui sa tead. See inimene ei tee mul mu süütust häbiks. Ta teeb selles kingituse.